Tere taas Autonete proovisõitu vaatama. Eelmisel nädalal valiti Eesti aasta autoks uus Renault Twingo. Me täna uurimegi lähemalt, mida siis selles autos sedavõrd erilist on, et see 18-liikmelise žürii ära võlus. Kõige väiksem Renault pakub sedakorda tõesti nii palju ebakonventsionaalseid lahendusi, mis äratavad tähelepanu. Alustame kas või mootorikattest. Esiteks ei käi see üldse ülesse. Mingite imevigurite abil pandi see liikuma hoopiski horisontaalselt. Ja see liigub kõigest paarikümne sentimeetri jagu. Ja vaid selleks, et siit kaudu saaks lisada näiteks klaasipesuvedelikku, tõmbad toru välja, vaata juurde ja siin on ka teiste vedelike korgid olemas ja aku asub siin. Ja see on kõik. Mootorile siit ligi ei pääse, aga polegi vaja, sest mootor asub taga. Loogiline oleks arvata siis, et pagasiruum asub ees, aga ei, ka see asub taga. Kusjuures pagasiruumile ligipääsemiseks, Renault'de puhul me oleme harjunud, et teinekord tuleb vajutada, et logo liigub või siin all on väike mõhnakene, kus oleks loogiline see uks lahti saada, aga ei. Lukk on siin all, siis pistad näpu siia auku ja tõmbad lugi lahti. Palun. Twingo päris uusi mootoreid ei saanud, võeti olemasolevat, käänati need võimalikult küljeli ja suruti siia alla. Aga pagasiruumi on siin ikkagi 219 liitrit ja muidugi saab mahu suurendamiseks alla lasta tagumist istmete seljatoed, need käivad proportsioonis 50-50. Lisaks käib veel kõrvalistuja seljatugi täiesti ette alla, ehk siin saab vaatamata auto üsnagi väikestele mõõtmetele parajalt pikki esemeid kaasa võtta. Kuna pagasiruumi ees pole, lõpeb Twingo nina üsna järsku ära. Ka taga on seis analoogne. Ning kuna masin ise on tagaveoline, siis esirattad pööravad väga suure nurga all. Ehk kokkuvõttes saame ääretult manööverdamisvõimelise sõiduki, mis suudab ka väga kitsastes oludes rahulikult ümber pöörata. Aga siit leiamegi Twingo peamised rumbi, sest linnaauto, mida see uus Renault kahtlemata on, peab suutma edukalt minimaalsematessegi kohtadesse end sisse keerata. Twingo välisdisain on suhteliselt lakooniline, midagi väga pööraselt lahedat seal ei ole, küll aga mängitakse erksate värvidega ja pakutakse mitmesuguseid kleebiseid, et see ilme muuta originaalsemaks. Sees kasutatakse küll põhiliselt jäika ja odavat plastikut, disain on ka parasjagu selline ulmeline, nagu sellistel autodel tavaliselt on, aga hind on ju ka selliste autode üks tähtsamaid kriteeriume. Selle auto väljatöötamiseks löödi käed Daimleri kontserniga, ehk ka tulevased Smartid kasutavad enam-vähem sama tehnoloogiat, samasuguseid lahendusi ja tulevad isegi samast tehasest. Küll aga aitas selline lähenemine oluliselt vähendada arenduskulusid ja kaks pead on ikka kaks pead, nagu öeldakse. Ja tuleb ära mainida, et auto on saanud üsnagi ruumikas. Siin on mitmeid päris originaalseid panipaiku ustes, tagumistes ustes on nad veel rihmaga kinni tõmmatavad. Ehk selliseid kirsiks tordile nõkse on siin päris mitmeid. Sõiduomadusi kommenteerides tuleb nentida, et tegu on ikkagi puhta linnaautoga ja mis seal salata, eks selliseid ostetakse rohkem kuskil Lääne- või Lõuna-Euroopas. Täna valitsevas ilmas paraku Twingo parimad omadused just kõige eredamal moel ei avaldu. Auto on tagaveoline, mürafoon tuleb tagant, aga samas selle tagaveo eelised tapavad ära suhteliselt jõuetud mootorid. Nii et on nagu on. Valikus ongi 2-3-silindrilist bensiinimootorit, 0,9 ja 1 liitrit. Esimene neist on turboga, teine on vabalt hingav. Võimsuste erinevus suur ei ole, 70 ja 90 hobujõudu, ehk lühidalt öeldes võimsust igal juhul napib. Selline siis on Eesti uus aasta auto Renault Twingo, selliste prantslaslike kiiksudega väike linnaauto, aga meie näeme teiega juba järgmisel nädalal. Seniks nägemist!